Tere, võib juba öelda, et õhtust ja mul väga suur au siis olla viimane ettekandja sellel väga väärikal konverentsil ja muidugi palju õnne Botaanikaaiale ja jaksuse ja indu selle suure töö tegemiseks ikka edasi. Ja kindlasti tervitan Anneli Bannerit teist pool ekraani, kes aitas mind selle ettekande kokkupanemisel. Et nagu näha, mina siis keskendun ühele kultuurile ja kuidas tema on käitunud siis meie pealinnas. Mis meid üldse ajendas seda tööd ette võtma või sellist väikest teesi kirjutama, et kuna mina Pollis tegelen just õunviljaliste geneetilise ressursiga, nende kogumisega, säilitamisega, siis just väga palju geneetilist materjali, mis võivad olla meile olulised, mis täiendavad meie geneetilist mitmekesisust, on just koduaedades ja kindlasti ka linnaaedades. Meil on olnud siin varem üleskutse, mida me siis teeme koostöös Taimekasvatuse Instituudiga, et kellel on koduaedades midagi huvitavat, tundub, et on vana ja sorti näiteks ei tea, võib alati meie poole pöörduda, et me proovime määrata. Võib-olla saame me endale mingit olulist materjali, mida meil veel kollektsioonis ei ole. Ja kindlasti kolleegid, kes tegelevad sordiaretusega, vaatavad ka omalt poolt üle, et ehk saavad nad kasulikku materjali. Et siin pilt ühest vanaprouast, kes siis teatas, et tema aias on 100-aastane õunapuu ja ilmselt pärit siis Kaiavere aiast. Ja läksime vaatama, oligi väga huvitava looga selline siis öeldama aretis, et sorti me määrata ei suutnud, aga lugu oli taga tore ja see, et need õunad säilisid väga hästi, mäletasid sõjaajast, lapsepõlvest panti vilju heinte alla ja et oleks neil midagi üldse süüa. Et sellised lood ja just see geneetilise päritolu säilitamine on väga oluline. Nii et julgustan kõiki, kes nii siin saalis olijaid kui ka teispool ekraani, et kui on midagi põnevat, võtke meiega ühendust. Ja õunapuude tähtsusest, et õunapuud nii Eestis kui maailmas on ikkagi kõige rohkem levinud puuviljakultuurid. Tõin välja ka ühe statistilise andmestiku, et võib-olla kiri on natukene väike, aga nagu näha, siis õunad ikkagi kõige suurema saagikusega, võib-olla pinna poolest mitte kõige suuremad, aga siiski kõige armastatumad ja võib-olla naljatleses võib ka öelda, et kuidas mina täna siia jõudsin, et nagu potsataja jõudis mandariini kastis, siis mina jõudsin meie Tallinna õunte ringiga siia. Et jah, et kuidagi inimesed armastavad, alati küsivad õuna kohta. Ja ei saa ka ajalugu selja taha jätta, et miks need õunad nii tähtsad on ja kuidas need siia Eestimaale üldse sattusid. Et esimesed märked on tegelikult juba kloostrite ajast ja seal ka viljapuid kasvatati, et tegelikult kloostrid olid sellised kohad, kus ikkagi kasvatati endale toit ise. Ja muidugi juba linna müürist väljapoole on teateid 14. sajandist. Ja muidugi keskajal võib öelda, et hakkas selline suurem teadlikkus, rohkem kasvatama, et Tartust siin juba ka räägite enne, et Tartus 13. sajandi pühmekastidest leiti ka õunaseemneid, et tõin siia alla ka toreda pildi, et minu elukaaslane on selline hobidetektorist ja et miks mitte ka sealt vahel mõnda seemet otsida, mitte ainult münte või muid asju. Ja muidugi tegelikult juba 1539 hakati ka istikutena õunapuid meil siit välja vedama.
Ja mis võib-olla kõige rohkem on mõjutanud ikkagi õunapuude levikut Eestis, on mõisate tulek ja mõisate tekkimine Eesti aladele. Et mõisnikud ise ja mõisaaednikud olid väga-väga suured aianduse entusiastid. Nad tõid väga palju sorte Eestisse, mis on meilegi praegu armastatud. Ja muidugi nende aednikud olid väga kõvad ise pookijad, ise tegid ka ristlusi, kui huvi oli. Et võib-olla praegu enda töös võin välja tuua, et kui teatataksegi mõnest vanast puust, siis tihtipeale on see seotud mõne vana mõisaga või asub ta mõne vana mõisa lähedal või on aednik kuidagi selle taluga seotud, et siis alati ei suudagi ära määrata, et tihtipeale on see huviline seal ise juba puu peal teinud nii pookeid kui ka niisugust hobioaretuse tööd. Et tõin siit pildi ka, et Suislepa õuna ilmselt kõik teavad ja Suislepa mõisasse ka levima hakkas, et see on üks väga hea näide sellest, et kui tähtis roll oli ikkagi sellel mõisa ajal siin just õunapuude osas. Ja tõin sellised 2 sorti välja, mis on hästi ka Tallinnaga seotud, et Tallinna pirnõu on võib-olla mõnedel juba veel koduaedades ka olemas, et tegelikult sihuke hea maitsega lastele maitseb suvine õun ja tema päritoluks loetaksegi Tallinnat ja loeme teda maasordiks, et siit ta levima on hakanud ja ka praegu on ikkagi kasvatamisel veel. Tõin siia kõrvale ka okero, mis on siis Rootsi päritolu ja võib arvata, et see on üks sort, mille tõid mõisnikud siia ja see ka praegu veel kasvatamisel on. Ja Eesti Vabariik siis 20-ndatel, 30-ndatel, kus mäletame, et väga ilusad koduaiad piltide pealt näeme, et on ilusad lilleaiad, ka tarbeaiad. Sellel ajal siis tekkis selline üleskutse, et oma koduaedasid kaunistada ja igal väärikal koduaial oli ka mõni õunapuu olemas, et sellest ajast on hakatud ka õunapuud Eestist lugema nii-öelda aianduse sümbol taimeks. Nõukogude aeg, mis meil siin pikalt kestis, tegelikult õunapuude osas oli päris kena aeg. Väga palju mäletame sovhoosi ja kolhoosi ajast on praegugi kenasid aedu püsti ja on järjest enam ka neid hakatud hooldama, et mida on väga tore näha, et kui mööda Eestit sõidate, siis järjest enam hakkavad ka need korda saama, et on selliseid entusiastlikke inimesi, kes tahavad ka vanade puudest hoolitseda. Ja siin on üks tore pilt just minu enda lähedal Õisu sovhoosi aegne õunaaed, et tuli sinna üks noor pere tagasi, kes rajab küll ka noori istikuid, aga vanu ei ole maha võtnud ja hooldavad ja võtavadki sealt saagi, et väga tore on ka seda näha. Jõuame tänapäeva, võib-olla natukene probleemkohta on see, et linnastumisest oleme me siin väga palju täna juba kuulnud ja on räägitud, et kindlasti see linnastumise periood, kus ikkagi inimeste huvi hakkas aianduse vastu kaduma ja pigem võib-olla mindi kuidagi mugavuse poole, et väga selle aianduse poole ei vaadatud. Ja see võib ka olla üks põhjus, miks me seisame sellise liigirikkuse ja kliimamuutuste lävel. Et tõin siia ka ühe õuna, et selline erakordne aasta ja teistsuguseid õunu võis meil ka sorteerimise käigus välja tulla. Ja nüüd lähemegi sinna tuuma juurde või selle murekoha juurde, et tihtipeale, nagu eelkõnejad ka ütlesid, et ega väga ei taheta selliseid mahajäetud või selliseid hooldamata puid linnapildis näha. Ega isegi ei taha.
Aga nagu siit linnaametitest ka kuulsime, et tegelikult rahastus on tulemas, rahastus on olemas, et võiks vahel ka need vanad puud üle vaadata, mitte kohe maha võtta, et õunapuude puhul võin ka seda öelda, et maha neid jätta ei tasu ja ütleme, et hooldama peaks kindlasti, et väga ohtlikke taimehaigusi just õunapuude puhul, viljapuubakterpõletik, kus üheks riskiks on sellised hooldamata puud. Ja ma arvan, et võib-olla enne mahavõtmist või kui on ka vaja maha võtta, et kindlasti pöörduda spetsialistide poole, kas või meie poole, et saame vaadata, kas tasub hoida ja saame omalt poolt kindlasti abiks olla. Et siin üks näide Kristiine linna osast, et üks vana krunt seis aprillikuus oli selline, nagu ta esimesel pildil on ja novembri, oktoobri lõpuks oli ta siis juba maha võetud. Ja leidsime ka sellise klausli, et õunapuud praegu kuuluvad madalamatesse kategooriasse, mida võib ka siis vabamalt raiuda. Aga linnaaedade tähtsus siis, et nagu rääkisin, sordiaretus, toidujulgeolek, just need ökosüsteemid ja igasugused säästva arengu eesmärgid, et neid ei tohiks kindlasti ära unustada ja kogukonnaaedadest oli juba juttu, et see on väga väärt ettevõtmine. Ja Kaevuri tänaval ka, et tuli meile samamoodi teada, et 2 vana õunapuudet tahetakse maha võtta. Et mida me arvame, et see on tegelikult väga positiivne näide, et enne mahavõtmist jõuab see info meie juurde, et alati ei olegi võib-olla vaja neid säilitada, aga näiteks meiega on võimalus see geneetiline materjal kokku koguda, et me saame seda edasi paljundada, saame näiteks endale säilitamiseks võtta ja see materjal ei lähe kaduma. Et kui nad ka sinna linnapilti ei sobi, siis materjal on olemas, et siin esimene puu on tegelikult üks metsistunud õunapuu, mis meile ka huvi otseselt ei paku. Kõrval on üks okeropuu ja praegu kokkuleppel siis inimestega, kes meile teatasid, me paljundamegi need ära ja teeme neile uued istikud. Ja kogukonnaaedadest ma siis pikemalt ei peatu, aga nagu ütlesin, väga hea näide ja Otto Kraameri aed, mis on tegelikult ju botaanikaajaga ka seotud, et varem oli linnasisene baas ja Otto Kraamer ju väga kõva aretustööd seal tegi. Mulle väga positiivse üllatusena tänavu aasta siis Kristiine linnaosast helistati ja küsiti, et mida te arvate nendest vanadest puudest, et tahaks neid säilitada. Ja muidugi see kogukonna aia inimeste töö on olnud seal väga-väga suur. Ja praegu on siis positiivse noodiga ka see, et linnaosa valitsusega on siis meil kokkulepe, et sinna me sellel aastal määrama sorte ei jõudnud. Nad teevad kevadel hoolduslõikuse siis vastavate spetsialistidega ja meie omalt poolt läheme meile appi siis, kui on saak juba puude küljes ja läheme vaatama, et mida väärtuslikku me saaksime endale sealt säilitamiseks võtta. Et näiteks meile endale pakub pirnisort Tallinna Pikkhuvi, mis meil kahjuks kollektsioonist on hävinud, aga peaks olema veel siis Kraameri vanas aias olemas. Ja tõin siia selle sama kaarti, mis eelmine ettekandja ka näitas, et kogukonna aia on minu arust väga positiivne näide siin Tallinna linnas ja reformatsiooni 500. aastapäevaks oli ka tore üleskutse kirikutel, et kirikuaedadesse õunapuid tagasi istutada ja tean, et mitmed kirikud siin Tallinna linnas ka seda tegid. Panin ka siia kasutatud kirjandused, kui keegi tahab lähemalt uurida ja pärast ettekandeid saab. Et ma tänan teid, et see oli siuke põgus ülevaade sellest õunapuude elust.
Aitäh, Kristiine. Kas saalist tuleb küsimusi? Jaa, sealt on üks küsimus. Ja ma küsiksingi nende õunapuude, vanade õunapuude kohta pigem linnakeskkonnas, ja võib-olla ka natukene laiemalt, kas Tallinna Keskkonnaameti inimeste poolt ka, et kas teie hinnangul, Kristiine, peaks olema siis vanade viljapuude raiumisel nõutav siis ka raieluba? Et näiteks peaks olema siis eelnevalt kuidagi inventeeritud see puu, võib-olla vaatama tema haruldust, natukene uurima, on tegemist haruldase sordiga või mitte, enne kui saed vinguma hakkavad ja uus arendus kerkib. Aitäh. Jaa, aitäh, väga hea küsimus. Ma arvan, et see koostöö erinevate ametite vahel tegelikult on päris kena ja võib-olla need õiged inimesed, et tõesti enne kui midagi maha võtmata hakatakse, et võib-olla need vanad õunapuud igasse kohta linnapildis ei sobigi. Aga kui nende eluiga ja nende, ütleme, tüvi võrra on ilus ja neid annab hooldada ja ta ikkagi sinna sobitub, võiks nad seal olla. Aga alati näiteks meie poole annab pöörduda, et meie enda huvi on kindlasti see, et kui tahetakse midagi maha võtta, et meie saaksime võib-olla enne materjali kätte. Et see oleks võib-olla minu soov. Aga kui paljud arendajatest teie poole on pöördunud? Ma saan aru, et pigem nagu keskkonnateadlikud linnaosad ja linna kommunaalametid ja muud sellised keskkonnaametid pöörduvad, aga kui palju ikkagi eraarendajad, eks ole, kes sageli teevad seda vanade eramaade kruntide peale, ehitavad uusi kõrgeid elumaju? Ja sellised eraettevõtted ei ole tõesti meie poole pöördunud, aga ütleme, et sellised suuremad arendused ikkagi käivad läbi kas siis linnaosa või linnavalitsuse, et alati võib ka mõni ametnik neid aidata või suunata, et kui on näha, et seal on vanu puid. Kas tuleb veel küsimusi? Jaa, sealt tuleb üks küsimus. Aitäh. Kiire ajalooline küsimus, et Palmse aias on väga põneva nimega õunasordid nagu kaevuõun, karuõun, raudõun. Et kas teil on õnnestunud kõik need sordid seal ära tuvastada või kuidas sellega on? See jääb küll natuke kaugemale Tallinnast, aga väga põnev paik iseenesest õunapuu seisukohalt. Ja Palmse aed on praegu esimesed kontaktid on uuesti loodud. Olen nüüd kevadel käinud seal aias, aiaplaan on olemas, väga põnevaid, ütleme, aretise järku jäänud materjali on seal ja edasine plaan on minna järgmine aasta sinna sortide valmimise ajal uuesti tagasi ja väärtmaterjal, mis seal on, siis endale ka paljundada, et Palmse aia kohta võib öelda väga positiivseid sõnu, et ta on väga hästi hooldatud tegelikult. Mina veel küsiks seda, et võib-olla kui meil on ka vaatajaid ja kellel see teie ettekanne niiviisi huvi on pakkunud, et kuidas siis teie poole saaks pöörduda, et kas te määrate talvel ka siis ilma lehtedeta võrsete alusel või pigem ikkagi viljade alusel või mismoodi peab siis inimene talitama, kui tal on kahtlus, et tegemist on võib-olla vana sordiga, sest iga üksiku puu pärast ju üle Eestimaa ei hakka sõitma. Aitäh. Jaa. Meie kodulehele minna siis Polli aiandusuuringute kodulehele, sealt leiate töörühma kontaktid ja esimese kontaktina kas helistada või kirjutada siis meilile ja tihtipeale saadetakse meile ka eelneva infona pildid, saadetakse see lugu taha ja siis me hakkame juba edasi minema. Kui kellelgi on praegu näiteks säilitamiseks mõni vili, mida ta tahaks näidata, on meile saadetud ka kõige lähemasse pakkeautomaati eelneval kokkuleppel. Aga tihtipeale me tahame ikkagi näha nii vilja kui ka leht, et leht on üks väga hea ja võrse on üks väga hea tunnus, et alati ei ole ka ainult viljast abi. Aga see on kõik kokkuleppe küsimus. Kas tuleb veel küsimusi? Et hetkel vist mitte.